Tere päevast, kallid sõbrad! Täna on meie saates Hääl kaadri tagant. Ja tere päevast, kallid sõbrad! See küsimus on üks paljudest küsimustest, mis saabub meie stuudiosse. Inimesed vaatavad meie saateid. Nad vaatavad seda, millest Natalja Vladimirovna räägib ja see meeldib neile. Kuid mitte kõik ei saa veel aru, mis on areng ja millisest arengust Natalja Vladimirovna räägib. On väga palju erinevat lähenemist, nii toitumine ja tervis, psühholoogia, õige mõtlemine ja enda kallal töötamine. See tähendab, et on väga palju parameetreid. Nad käivad ise näiteks joogas, teevad mingit võimlemist ja see on nende jaoks arusaadav. Mis on areng meie keskuse ja Natalja Vladimirovna filosoofia mõistes ja millal on vaja sellega tegelema hakata. Mu sõbrad, alustan viimasest küsimusest. Enese arenguga on vaja tegelema hakata juba lapseeas. Meie keskuses õpivad ka lapsed, meil on ka suund laste arendamiseks. Lastega töötavad väga professionaalsed spetsialistid, nad on ka minu õpilased, kes viivad läbi laste arendamiseks professionaalset tegevust. Seejärel tulevad need lapsed juba meie juurde õppima, antud hetkel toimub baaskursus ja mitmed lapsed õpivad juba koos täiskasvanutega. Need on väga hästi arenenud lapsed, kes saavad juba paljudest asjadest aru, on teadlikud, ma ütleksin nende kohta, väikesed vanad inimesed. Mul on väga hea meel, et need lapsed oma vanuse kohta on nii targad. Nad on 10-12 aastased, kuid neil on juba piisav vaimne ettevalmistus ja areng. Tõesti, kõigepealt õpivad nende vanemad, kes valmistavad oma lapsi õigesti ette ning tegelevad nende õige vaimse arenguga. Oma arenguga tuleb tegeleda lapsepõlvest peale. Kuid meie keskuses on enamus inimesi, kes on 40 ja 50 aastased. On ka 60 ja 70 ja on isegi 80 aastaseid. Ja me mõistame, et nendele inimestele on vaja anda terviklik kogu enesearengu programm. Mõnikord arvatakse, et areng on arendada teatud aspekti iseendas. Ei, mu sõbrad, see on absoluutselt vale. Arengu all mõistetakse seda, mis hõlmab kõiki inimese elutegevuse aspekte. Need on inimese tervis ja majanduslik olukord ja perekondlikud olud ja inimese vaimne intellektuaalne tegevus ja hariduslik ja teadlikkuse tase. No ütleme, et kõik, absoluutselt kõik, ka arusaamine elust. Seega, kui inimesed tulevad meie juurde, siis me tegeleme inimese tervikliku arenguga, mis võimaldab inimesel elada õnnelikku, teadlikku, arenenud, imelist elu. Kui arendate ühte aspekti, näiteks teete joogat, kui te ei arenda oma peenkehasid, hinge ning te ei saa vajalikku teadmiste taset, siis teie jooga annab küll tulemusi, kuid see on minimaalne tulemus. Te tegelete joogaga ja vaimse arenguga, loete vajalikku õiget kirjandust ja vaatate õigeid teid arendavaid filme, rakendate siin meie keskuses omandatud teadmise enda sotsiaalses, igapäevases pereelus, tööl ning isegi kaupluses. Te muutute, teie elu muutub, teie keskkond muutub, teist saavad õnnelikud inimesed. Kui te arendate endas ainult ühte aspekti, siis teil pole ka terviklikku elu. Te koosnete 7 kehast ja kõik need tasemed vajavad ju arendamist. On vaja hoolitseda kõige eest, mis on seotud teie olemusega. Muidugi, mu sõbrad, kuna toimub kvantüleminek, nii me peame inimesi ette valmistama, et inimesed suudaksid kvanttüüpes ellu jääda. Me peame tõstma vibratsioone. Me peame juba täna avama võimed. Me peame õpetama inimesi vastu seisma mõjutustele, selle sotsiaalse keskkonna tegevusele ja mitte ainult, mu sõbrad. See tähendab, et meil on vaja aidata inimest muuta tugevamaks.
Me peame kohandama ta uue eluga, me peame juhtima ta läbi teatud transformatsiooni tasemete, et ta kohaneks selle uue kiirgusega ja liiguks teadlikult uude surematuse reaalsusesse. Ja mu sõbrad, toimub väga tõsine töö, väga tõsine. Mõnikord ütlevad mu õpilased, et olgu ja tulen hiljem, olgu, hakkan hiljem õppima. Kuid nüüd on kätte jõudnud aeg, kus paljudel puudub võimalus minu juures õppida. Neil oli ju antud aeg ja ma kohtusin nendega, kuid nüüd on kõik võimalused läinud. Inimesed tahakski veel õppida, isegi vaatavad saateid YouTube'is, aga õppida pole neil enam võimalik. Nii on lood, kui nad oleks oma valiku teinud varem, nii aasta või poolteist tagasi, siis oleks nad praegu oma arengus väga kõrgel tasemel. Ja nüüd ongi kõik, võimalusi enam ei ole. Teate sõbrad, kõike on vaja teha õigel ajal. Kui on hingesoov, ei anunemine teadmiste järele, siis ära lase egot oma mõtetesse ega meelesse, et see teid eemale juhiks. Sest praegu käib juba sõda mitte elu, vaid surmade pärast. Paljud inimesed tegelevad sõna otseses mõttes enesetapuga ja nad ei saa isegi aru, kuidas nad on sellesse protsessi kaasatud ning nad ei tea, kuidas sellest protsessist välja tulla. Seepärast pole enam inimestel aega oodata, hoogu võtta ehk pärast või kunagi millalgi enam pole võimalik. Praegu me elame sellisel ajal, kus on kerkinud küsimus olla või mitte olla. Minu õpilased räägivad, et küll on hea, et tegime selle valiku varem ja nüüd saame kõik võimalikud protsessid palju lihtsamalt üle elada kui tavainimesed. Nad saavad sellest aru, kuid inimesed, kes hiljem ja seda ei pruugi enam tulla. Ma arvan, et te ise juba näete, kui kiiresti hakkas reaalsus muutuma ja mitte just paremuse poole. Natalja Vladimirovna, te viite enne inimese õppima asumist läbi intervjuu ja milline on õpilaste kategooria, kes ei saa teie juures õppida? Ja mu sõbrad, ühest küljest ma olen siin teile nii ilusti rääkinud, et seda on vaja teha. Seda on tõesti vaja teha, aga teisest küljest ma ei võtta kõiki inimesi õppima. Ma saan aru, et paljud on juba kaotanud oma võimaluse, oma aja ja kui neil tekib enda sees soov õppida ja paluvad end kursustele kirja panna ning saadavad intervjuuks oma foto, kuid kahjuks ma pean neile ära ütlema. Teate, viimasel ajal olen üha rohkem sunnitud ära ütlema võimalusest kursustest osa võtta ja õppida. Nad ei ole selleks valmis, kuna nende aeg on läinud ning ka nende intellektuaalne ja vaimne seisund ei ole enam valmis neid teadmisi vastu võtma. Ja ma olen sunnitud ära ütlema. Kui nad oleks alustanud õppimist 3-4 aastat tagasi, siis poleks nendega juhtunud seda, mis nendega on juhtunud. Nad saaksid nii-öelda õigesti omastada ja laiendada neid teadmisi ning rakendada ellu. Seetõttu ma ütlen paljudele inimestele ära ning võimalda neil õppima asuda. Sõbrad, paljud pole enam võimelised neid teadmisi vastu võtma, mõistma ega ellu rakendama. Ja mis neid takistab? Neid takistab hävinenud psühhoemotsionaalne seisund. Paljud inimesed asuvad maailmade vahel. Nad ei tea enam, kus on reaalsus või too teine illusoorne astraalreaalsus, kuidas peatuda ja kuidas olla ja end taastada. Seetõttu sõbrad, ühelt poolt on teil vaja areneda, kuid teisest küljest kaugeltki mitte kõik ei suuda seda enam teha. Ja teate, see on suur probleem. Natalja Vladimirovna, on selge, et kunagi pole liiga hilja arenema hakata, kuid öelge, kas on olemas selline kõrgema lõpptase, kuhu jõuda. No see pole päris õige, võib-olla ka nii, et arenemiseks on juba liiga hilja. Me just rääkisime sellest, et me ei võta selliseid inimesi õppima, sest nende jaoks on see juba hilja ehk nad kaotasid oma võimaluse. Aga milline kõrgem arengutase?
See on sellel planeedil evolutsioonilise etapi läbimine ning võimalus üle minna teistesse maadesse, teistele arenenumatele planeetidele, kus inimene asub oma arengu teise taseme etapi teele. See on hinge poolmateriaalse arengutase. Läbib poolmateriaalse arengutaseme etapi teistel enam arenenud täiuslikumatel planeetidel ja siis siseneb kolmandasse vaimse arengu etappi, mis on tema jaoks viimane. Kuid arengut peate alustama sellelt planeedilt. Aga miks? Kuna teie hing kehastub siia ainult sel eesmärgil, soovib ka täielikult kogeda oma teadmisi materiaalse elu ja materiaalse olemasolu kohta. Ja teile antakse teie arenguks ja taastamiseks 1000 elu. Ja kui ta on juba siin materiaalses maailmas maksimaalselt kogemusi läbi elanud, siis see planeet teda enam ei huvita. Ta tahab rohkem, tahab kõrgemale, sest tal on siin juba igav ja ta pürgib edasi teistesse teadlikumatesse ja rohkem arenenud maailmadesse. No ma ei saa öelda, et selliseid inimesi on palju. Enamik inimesi, kes tulevad meile õppima, on inimesed, kes lahendavad oma probleeme, taastavad oma tervise, hakkavad õigesti elust aru saama ja hakkavad lõpuks õigesti elama. Ja nende inimeste jaoks algab õige eluetapp. On selge, et kõik ei jõua nendesse kõrgematesse maailmadesse ja see on mõistetav, kuid nad teevad juba väga kõrge hüppe. Nad õpivad oskuslikult juhtima oma reaalsust, oma eluolusid, oma psüühikat ja see annabki neile protsessi enesetäiustumiseks. No see oli siis lühidalt ja üldiselt teile öeldud. No kui lisada juurde veel protsess, kus inimene avab ekstrasensoorsed võimed ja muutub mitte lihtsaks inimeseks, vaid teadlikuks inimeseks, mõistvaks inimeseks, intuitiivselt tunnetavaks inimeseks. Kuid mu sõbrad, see on hoopis teine elu, absoluutselt teine. See on see, kus sa oled enesekindel. Sa oled kindel selles, et suudad olukorda ette näha, siis te teete vähem vigu, teete õige valiku ja iga õigesti tehtud valik viib teid loovuseni ja iga päevaga üha enam loovam olete. Mu sõbrad, selle nimel tasub elada, see on imeline. Ma soovin teile kohata oma õpetajad, kelle teadmisteks te olete valmis. Ja mu sõbrad, iga inimene on valmis selleks, milleks ta on valmis. Kuid mina soovin teile edu, õnne, õitsengut ja enesetäiustumist. Olge puhtad nagu lapsed.